Alustuseks ma tahaksin teilt kõigilt küsida ühe ja selle sama küsimuse, et me kõik oskame unistada veel ilusamast ja paremast homsest, aga palun tooge kõik välja midagi, mis on juba täna väga hästi ja mille peale on võimalik ehitada see veelgi parem homne. Palun. Alustame minust. Ja. Tere, hea meel siin olla ja veel parem meel vastata küsimustele. Et loomulikult mina vähitõrje tegevuskava nõunikuna olen nendele teemadele mõelnud nüüd paari aasta jooksul ja igapäevaselt ka tegelen. Ja tänagi siin kuulates, et mõtlesin just seda, et asjad on läinud paremaks, kas siis tänu vähitõrje tegevuskavale või hoolimata vähitõrje tegevuskavast. Et need muidugi sellised, kuidas öelda, andmed või näidud muidugi rõõmustavad. Aga kuidas teha paremaks? Me oleme tegelikult juba teinud paremaks. See tähendab seda, et tänagi siin mitmel pool läbi käinud EstCAN-i moodustamine, mis toobki kokku kõik osapooled, kes meil põhimõtteliselt, keda ma julgeksin nimetada vähikogukonnaks Eestis. See tähendab seda, et poliitika kujundajad, haridus, rahastaja, teadusasutused ja kodanikuühiskond koonduvad nende eesmärkide lahendamiseks. Ja muidugi minu arvates on üks olulisemaid asju see, et me liiguksime nüüd edasi, kuidas öelda, kaardistamistelt ja plaanipidamistelt rakendamisele, implementeerimisele päriselt. Et siin on üks väga oluline osapool, väga oluline tegija on raha, aga me oleme ka läbi selle sama Eesti vähitõrje võrgustiku ehk EstCAN-i püüdnud igati võimendada seda osa, et me toome vähitõrjesse Eesti riiki olulist lisaraha, et me saame ka oma tegevusi hakata ellu rakendama. Ja et mitte väga pikale minna, siis üks kindel osa on andmed, andmekvaliteedi parandamine. Eesti riigi innovatsioonifondist me oleme juba taodelnud ja saanudki rahastuse vähiandmete juhtimislaua projekti elluviimiseks. See on päris kallis projekt, 1,4 miljonit. Ta on juba põhimõtteliselt alanud. See on see osa, me oleme mitte püüdnud, vaid alustanud väga selge teenuse kontseptsiooni loomist palliatiivravi teenuste arendamisel riigis, mis peaks nüüd selle osa katma, mida me tänagi siin kuulsime, et see on päris selgelt vaeslapse osas. Ja kõik muud poliitikameetmed, mis puuluvad siis laiapõhjalise ennetuse alla samamoodi, täna jälle läbi käinud alkoholipoliitika, alkoholi tarvitamise vähendamise strateegia on loodud ja praeguse uue valitsuse tegevusplaanis siis valitakse sellised konkreetsed strateegilised meetmed, et me ka seda osa suudaksime siis jällegi konkreetselt rakendama hakata. Aga ma olen juba väga pikalt rääkinud, ma annan hea meelega edasi. Aitäh sulle, Made. Indrek, sina vaatad klinitsisti vaatest seda kõike. Mis sinu meelest praegu on hästi ikkagi? Ma olin valmis juba tulistama, mis kõik on halvasti. Jaa, hästi. Nüüd selgub hoopis teistmoodi. Tegelikult hästi on see, et meil on üldse olemas Tervise Arengu Instituut, kes kõige kiuste neid andmeid üritab kokku võtta. Ja teiseks mulle tundub niimoodi arstina, et need inimesed, kes jõuavad arsti juurde, need saavad Eestis ühtlaselt head ravi. Meil on kõikidel inimestel isikukood, me teame, kus nad elavad. Ja kui nad selline süsteemi nagu kuidagi sisse murravad, siis nad saavad head ravi. Ja kui üks väga praktiline asi öelda, mis on hästi, siis on andmetest, arstina on üks geniaalne asi, on andmevaatur. Kes seda kunagi on kasutanud, siis teab, et see aitab väga palju edasi andmete süsteemsuse huvides, erinevate killustunud andmebaaside ühendatavuse huvides. Ja see on nagu üks esimene samm selles andmete tohuva pohus, mis on suutnud luua mingi korrastatuse.
tore, aitäh. Maria, sina töötad Tervisekassas, sina oled suure rahakoti hoidja justkui ja sõeluuringutega tegeled. Mis sinu meelest on hästi? No mina tooksin esile selle, et me tegelikult viimastel aastatel oleme sõeluuringu sihtrühmasid laiendanud, et tõesti siin praegu kogu aeg püüdleme selle Euroopa Komisjoni soovituste poole ja sihtrühmad laienevad, et see on raske, ma tean, et koloskopistidega napib ja nii edasi, aga me püüame tõesti ja rinnavähi sõeluuring on tõesti meil laienenud väga palju. Ja teise asjana tooksin esile selle, et me piloteerime ka uusi sõeluuringuid, et me otsime nagu uusi viise leida veel rohkem vähki üles Eestis, mitte ainult nende 3 paikme või vähieelsed seisundeid kaasas. Et ma arvan, et see on hästi oluline töö, et meil on tegelikult pikk plaan või pikk tee veel ees ka. Ja ma arvan, selle eelduse võib-olla loovadki lõise vähitõrje tegevuskava, mille projektijuht ma kunagi siin majas olin, nii et mul on ka oma seos siin sees. Ja tooksin veel lisaks sellele ESTCAN-ile esile ka vähitõrje või sõeluuringute juhtrühma ja vähitõrje juhtrühma, et meil on tegelikult need kohad, kus meil erinevad osapooled kokku saavad ja saavadki arutada ja et me teame, mis meie probleemid on. Vähitõrje tegevuskava tegelikult päris hästi toob välja selle, mida me peaksime muutma ja mis on hästi ja mis on vajab muutmist, et teha on küll palju, jah, see andmete pool on tõesti selline, et arstid ütlevad, et ma ei tea, me kõik andmed sisestame ja ma tean VSR või vähisõelunute register on sellest, ma ei tea, need ei jõua kohale, et kuskile sinna kõhtu nad nagu kaovad, aga ma saan aru, et on see teema ette võetud ja püüame leida lahenduse. Nii et see on minu meelest hästi. Kaire, ja sina teadlasena, mida sina näed, mis on hästi? Ma arvan, hästi on see, et meil on juba 5 aastat see vähitõrje tegevuskava, sest selles väljaandes on päris hästi kaardistatud ära, nagu Maria ka ütles, need probleemid, aga teiseks on seal tegelikult ka väga hästi lahti kirjutatud need tegevused, mida me peaksime tegema. Ja me võiksime sealt neid järjest lihtsalt ette võtta ja lihtsalt ära teha. Et siis saaks paljud probleemid tegelikult lahenduse. Ja tahtsingi öelda, et tegelikult seda tarkust ju on nii palju ja just vähitõrje tegevuskava ju on väga pikk to-do list riiklikul tasemel kinnitatud ja selge see, et see kõik vajab investeeringuid, raha, vahepeal alates 2021. aastast või sellega võrreldes on maailmas nii mõndagi muutunud ja võib-olla prioriteedid on nihkunud väga teise kohta, kui need veel 4-5 aastat tagasi olid. Et mis oleks need sellised käega katsutavad ja võib-olla siis odavamad või nii-öelda lihtsamad tegevused sellest vähitõrje tegevuskavast, mida ikkagi tõesti nii-öelda kõige kiuste oleks võimalik üsna kiiresti ellu viia. Teeme teistpidi tiiru. Kaire. Ma arvan, sellised asjad, mis põhinevad mingite osapoolte erinevad kokkulepetel, omavahelistel kokkulepetel, näiteks, ma ei tea, mis lõunalauas ka rääkisime, näiteks patoloogia raporti ühtlustamine eri laborite vahel, et meil kõik laborid annaksid välja ühes formaadis struktureeritud andmetega patoloogia raportit, mis saaks kenasti liikuda ka vähiregistrisse, me saaksime neid andmeid väga hästi nagu analüüsida. Et sellised just nagu, mis on nagu eriala seltside ka teha asjad või nii-öelda just kokkulepete tasandil asjad. Et ma arvan, need ei nõua väga suuri investeeringuid, leppida mingeid asjad omavahel kokku, et kuidas me teeme kõik osapooled mingeid asju ühtemoodi. Mina tooksin võib-olla esile, et ma enda töös nagu näen rakendajana enne kõik, et võib-olla isegi raha ei olegi alati probleem, sest tegelikult ennetus võrreldes ravirahadega on ju väga suhteliselt väike pisku, kui me vaatame Tervisekassa eelarve vaates. Aga mis on keerukas, on just panna need nii-öelda muuta tööprotsesse ja nii-öelda neid arvutisüsteeme ja töölaudu, et kõigil on oma infosüsteemid haiglatel, perearstidel, ja need kõik on eraldi laiali, nad ei ole kellegi ühtse juhtimise all, et võib-olla see on see
kus siis aitaks lihtsalt see, et teha need probleemid juppideks ja alustada lihtsalt ühest otsast tegemist, et võib-olla kogu süsteemi kohe korda teha on raske. Võib-olla jah, kui meil oleks üks infosüsteem kõikides haiglates ja perearstikeskustes ja mõtle, kui hea oleks seal siis kirjeldada ära need andmeväljad, mis on vaja esitada ja kuidas ja rahastaja oleks üks ja töötellija oleks ka alati üks ja sama, aga see ei ole praegu võib-olla nii realistlik, et lihtsalt ma arvan, et hakata ühest otsast minema. Et mis ma sõeluuringute vaates võib-olla on hea, on see, et tegelikult kui emakakaelavähi sõeluuring võib-olla välja jätta, et meil tegelikult Tervisekassa vaates neid partnerid ei ole nii palju, et on täiesti võimalik kõik ühe laua taha saada ja arutadagi neid probleeme, et jah, sellist head lahendist ei ole, ma arvan, need, mis vähegi võimalik ja mis vähegi realistlik ja meil on hea tõendus ja meil pilootprojektid all, et neid me juba teeme, nii nagu see HPV kodutesti projekt on ju juba rakendunud ja seda sama analoogiat saab edasi ka kasutada. Indrek, mida sina näed? No mina näen seda, et nagu täna ka tuli välja sellel päeval, et see, mis me peaks tegema, on, et me peaks, ma ei tea, parandama sõeluuringute kättesaadavust, parandama andmekvaliteeti, suurendama hõlmatust, aga ma ei saagi aru, see on nagu selline kafkalik olukord, et kes siis on need inimesed, kelle ülesanne see on, et tegelikult iga koosolek, ka tänane päev peaks lõppema sellega, et meil on teada, mida me teeme, kes täpselt teeb nimeliselt ja millal ta teeb. Et muidu sellel päeval ei ole mingit mõtet, me saime endale nagu enda töö rutiinist välja, veetsime siin päeva, läheme koju ja homme teeme täpselt seda sama, mis me tegime ka eile. Et kõigepealt tuleks igale ülesandele, see on õige, iga probleem, suur probleem tuleb võtta väikesteks tükkideks ja need tükid delegeerida konkreetsetele inimestele, kes siis midagi teevad. Et mulle tundub, et ikkagi me nagu sõidame selle rongiga lihtsalt kaasa, et me ei juhi seda rongi, et me vaatame neid andmeid teatud aja tagant, näeme, et midagi nagu on muutunud, aga me tegelikult seda protsessi ei juhi. Et mis puudutab näiteks andmete ühtlustamist, digitaliseerimist, erinevate andmebaaside ühendamist, et sellest on räägitud tegelikult, ma ei tea, minu teadliku eluea. See ei tule niipea. Tallinnas on 4 suurhaiglat, kellel on kõigil erinevad andmebaasid. Ja nende kokkupanek on mägede taga. Aga nendel haigetel, nendel patsientidel, meie patsientidel, kes täna põevad vähki ja kes homme hakkavad põdeva vähki, neil ei ole aega nagu oodata mingit start-up'e, mingisuguseid digilahendusi, mingisuguseid andmete ühtlustamist. Ma lihtsalt ei usu sellesse järgmise 5 aasta jooksul. Nii ebapopulaarne, kui see ka pole, mulle tundub, et praegu on üks lahendus kõik need andmebaasid kokku saada, on käsitsi andmete sisestus. Ma olen jõudnud sellele järeldusele mitte täna ega eile, vaid pikkade aastate jooksul. Käsitsi kokku lepitud maatriksisse andmete sisestamine on üks võimalus need andmed saada struktureeritult ja üle-eestiliselt kokku. Me oleme soolevähiga nii teinud. Me oleme terves Eestis kokku leppinud kirurgide vahel, kuidas me neid andmeid sisestame. Me oleme loonud RedCapi maatriksi igasse haiglasse ja sisestame neid käsitsi, sest me ei jõua oodata, millal PERHi, kes tegeleb 50% vähiravist, tuleb uus andmebaas, seda ei ole näha järgmise 3 aasta jooksul. Ja selline initsiatiiv, mis tuleb altpoolt, sellel võib vahel olla nagu palju suurem väärtust kui sellisel, ma ei tea, visioneerimisel, plaanide tegemisel ja sellisel nagu viisakal ja inglaslikult väärikal sellisel nagu asjade sedastamisel, et me võiks nii teha, me peaks nii tegema, oleks hea, kui me saaks nii teha. Näiteks, kas me võtame selle vähitõrjeprogrammi 2021 kuni 2030, me oleme umbes keskkohas. Ja seal on selgelt öeldud, et on vaja vähiregistri kõrvale paikmepõhiseid andmebaase. Me oleme poole peal. Mitu paikmepõhist andmebaasi meil on? No mitte ühtegi.
miks me arvame, et praeguses tegevuses me jõuaksime 5 aasta pärast kuskile kaugemale. Või näiteks sõeluuringute hõlmatus. Ma ei saagi nagu täpselt aru, miks meil see sõeluuringute hõlmatus on või näiteks soolevähi see sõeluuringu aken on nii väike. Tai on korduvalt tõestanud seda, et see aken on väike, kogu maailm on tõestanud, Euroopa on tõestanud, et kõik on numbriliselt kirja pandud. Me teame, ma täna hommikul lihtsalt huvi pärast vaatasin mõned numbrid järgi ja leidsin, et rääkisin ka kolleegidega, et näiteks me teame, Tai on seda meile tõestanud, et iga 4. soolevähk diagnoositakse 4. staadiumis. Aga 85% 4. staadiumi haigetest hakkab saama keemiaravi. Keemiaravi pikkus sellel 4. staadiumi haigel on umbes 3 aastat. Ja 3 aastaga kulub ühele patsiendile 24 600 eurot. Umbes. Kui me paneme sinna juurde veel immuunravi, ehk 10% nendest patsientidest hakkab saama immuunravi, see ravi on kuskil 34 000 eurot siis aastas. Mis segab meil seda sõeluuringu akent nagu laiaks tõmbamast? Sellepärast, et meil on praegu hõlmamata veel üks number, kui me võtame vanusegrupi näiteks 45–74, sest Ameerika standardite kohaselt peaks alustama sõeluuringut juba 45-aastaselt. Meil on hõlmamata umbes 400 000 inimest. Et meil on kõik selge, aga miks me seda ei tee? Ma ei saa aru, kus need inimesed on, kes peavad sellele paberile nagu alla kirjutama või mis seda segab. Rahaliselt on see ju kasulik. Ja üks istub teie kõrval siin, kes võib selgitada. Ja, et Pindeid kokku, palun, Made. Ma selgitan seda, et me teame, on üks, et mis küsimus üldse oli, et mis on lihtne, aga ma vastaks sellele tõesti, sellepärast, et see on nii reljeefselt tõstatatud küsimus. Et sõeluuringute puhul tõesti, et meil on olemas see tõenduspõhine, et me ei pea enam riigis lokaalselt tegelikult seda ei uurima ega põhimõtteliselt ka välja selgitama, et meil on need sihtgrupi vahemik. Need teemad on olnud meil sõeluuringute juhtrühmas arutlusel ja põhiliselt on seal 2 tegurit, miks me ei lähe edasi nii suure sammuga. Üks on rahanumber, teine on, võin selle soolevähi näitel tuua koloskopistide ressurss. Sest kui me uurime, sõeluuringute baasprintsiip on see, et me uurime ja selgitame välja ainult seda, millega me oleme võimelised midagi peale hakkama. Et ei skriinita asju, see on nagu, ütleme, selline baas, aga nüüd, kui meil tuleb väga palju, see kõlab, võib-olla siin on nagu tekivad sellised eetilised printsiibid, aga me saame sellest rääkida, et kui meil tekib väga palju neid case'e korraga, millele nüüd meie koloskoopia ei suuda vastata, et mis me siis teeme. Ja see edasi on meile tegelikult gastroenteroloogide selts seda probleemi praegu ka nii-öelda suunanud, sellepärast, et veelgi enam, et meil on praegu Euroopa Komisjoni soovituste kohaselt, me peaksime väga selgelt Eestis tähendab, aga üleüldse edasi minema juba maovähiskriininguga. Ehk siis tegelikult praegused, kuidas öelda, niisugused tehnoloogilised võimalused annavad meile 2 sõeluuringu seda, põhimõtteliselt nagu 2 sõeluuringut ühendada. Aga jällegi soovitus oli praegu erialaseltsid see, et me lihtsalt ei suuda tervisesüsteemiga sellele vastata. Aga suured probleemid tulebki teha väikseks. Ja kui meil on probleem selles, et miks meil on koloskoopia võimekus väike, siis keskendume sellele, miks meil on väike. Võib-olla läheks nüüd natuke laiemaks. Just probleemid tuleb teha kitsaks ja suured probleemid tuleb teha tükkideks. Ja kui me saame aru, miks meil on koloskoopia võimekus väike, siis me saame veel väiksema tüki, et mis me saame selle heaks teha, et ta oleks parem. Et teil on absoluutselt õigus, et minu arust ei ole eetiline nagu ühiskonnale anda sõnum, et meil on sõeluuringutega kõik korras. Meil ei ole ükski sõeluuring veel saavutanud hõlmatust 70%, kuigi osad sõeluuringud on juba 20 aastat vanad. Et minu arust 4 miinusega, mis on, kas koolis pannakse 70% eest 4 miinus,
no 60% eest pannakse küll 4-, ma arvan, et me ei pea nagu 4- leppima. Et see ei olegi nagu selline nagu isiklik kriitika, aga lihtsalt, et ma arvan, et kui me viime selle mingi ettevõtte tasandile, siis kui me praegu räägime, et meil ei ole raha teha sõeluuringuid, aga samas me teame täpselt, kui palju me peame peale maksma 4. staadiumi vähiravile, siis ju raha on ju. Sellepärast, et need inimesed on pandud kahvlisse, kes diagnoositakse 4. staadiumis. Me ei saa nendelt seda raha enam ära võtta. Aga kust me siis leiame nende jaoks raha? Siis ju on raha. Ja see on ju 10-kordselt suurem raha. Üks peitvere test maksab, ma ei tea, 10 eurot. Maria, kas on ravi ja ennetuse rahakotid nagu õiges balansis, siis kuidas see asi teil seal käib? Kas kui suudate rohkem ära hoida, siis kas saab Ennetus tegelikult Tervisekassa eelarve ja prioriteete vaates on hästi prioriteetne ja ennetuse osas me nagu lubame ka tervishoiuasutustel minna nii-öelda üle ja teha rohkem, et me tegelikult tahamegi seda, et rohkem teha. Ja võib-olla see probleemid, kuna mina olen konkreetselt pidanud ka siis läbirääkimisi, et kuidas me saaksime käesoleva aasta algusest, me ju laiendasime 58-aastaste meeste ja naiste võrra sihtrühma, et mis see meile kaasa toob, mis see meie partneritele ja rahakott ei olnud võib-olla isegi see esimene küsimus, kuna see on nagu raha küsimus, on lihtne küsimus, aga kuidas meie partnerid jõuavad teha ja me tõesti arvutasimegi välja, minu meelest Xenia on seal kuskil, et mudeldasime, et kui palju siis see ühele tervishoiuteenuse osutajale juurde toob neid koloskoope, et kas neil üldse on need inimesed seal olemas. On ju. Ja teine, mis me oleme teinud ka kõigi sõeluuringutega tegelikult alguses ja ka nüüd sihtrühmade laiendamisega, et me laiendame nagu kohortide kaupa. Et me läheme tasahilju, et lihtsalt anda et mitte oodata, kuni meil siis on, et koloskopistid istuvad seal rivis ja ootavad siis seda meil oli eelmine aasta veel 8 kohorti puudu, eks ju, nüüd on siis 7 soolevähi sihtrühmast. Meil on tegelikult hästi suur hüpe vaja teha. Ja mis me oleme valinud, ongi see, et me proovime iga aasta siis minna 1 kohordi võrra praegu allapoole, see oli otsus erinevate osapoolte vahel, et me liigume praegu allapoole. Ja lihtsalt anname siis teenusosutajatele või haiglatele ja spetsialistele aega siis kiirelt koolitada, leida uued nagu tööprotsessid, võtted, et lihtsalt püüame selle ära teha. Aga ma tooks võib-olla siia ühe probleemi veel juurde, kuigi sa ei küsinud probleeme juurde, on see, et 30% ja isegi rohkem positiivse peitveretesti ehk siis esmastesti teinud patsientidest ei jõua sõelkoloskoopiale. Ehk siis me tegelikult isegi see väikse suhteliselt madala hõlmatuse juures me tegelikult ei leia üleski neid, me kulutame, ütleme küll raha selle esmastesti jaoks ja perearsti või pereõe aega sellele, aga lihtsalt inimesed seal võib olla palju põhjuseid, kardetakse, ei saada aru ja nii edasi, aga seal on tegelikult neid probleeme veelgi. Et mõnes mõttes, mis oli ka minu meelest seal samas meie sõeluuringute juhtrühmas, üks arutelu koht oli see, et meil ei ole praegugi veel hästi selle olemasoleva sihtrühmagi soolevähi vaates, et kas me peaksime siis tohutult kiirenema, laienema, võtma uusi, kahekordistama oma sihtrühma, kui me samal ajal ei suuda isegi praegu neid lubadusi, mis me tegelikult sõeluuringu väljakuulutamisega nagu riigina või võtame. Vabandust, ma segan, aga siis ma jälle küsiks, kui me võtame selle probleemi, et aga miks? Et miks meil ei ole hõlmatus selline? Miks inimesed ei osale? Miks inimesed ei osale? Ma toon teile võib-olla mitte sellepärast, et ma vastust teaks, aga ma tean küsimust. Ja kõik on ju turunduses. Me peame lihtsalt suutma selle turunduse teha atraktiivseks. Me peame turundusega, enne sõeluuringute turundusega ületama selle uudiskünnise, kuidas turundatakse, ma ei tea, rasvast toitu, suhkrut, värvilisi jooke, kõike seda, mida me ümberringi näeme. Ja selleks on ju olemas eraldi hariduse saanud inimesed, kes turundavad. Miks me ei usalda neid, et iga eriala jaoks on olemas peenhäälestatud süsteem. Ma lihtsalt hiljuti kuulsin ühte Coopi turundusdirektori
podcasti, kuidas ta ütles, kuidas nad suudavad protsendi täpsusega mõõta, missugune turundustegevus annab millise tulemuse. Kui meie teeme turundust, siis me ju suudame seda samamoodi mõõta protsentuaalselt. Kui meil on soolevähi sõeluuring olnud 9 aastat ja me ei ole suutnud meeste puhul saavutada rohkem osalust kui 55%, siis me peame midagi muutma. Me peame turundusest midagi muutma. Võib-olla see rollimudel, kes soolevähi sõeluuringut tutvustab, see härrasmees, kes ilmselgelt on ebasportlik ja ülekaaluline ja kavatseb võtta koera, võib-olla ta ei kõneta mind. Kaire, mida sul lisada on? Ma tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et me oleme võib-olla Eestis, üks viga võib-olla me oleme sõeluuringute juures algusest peale teinud, et me oleme seda sõeluuringut vaadanud nagu ainult nii-öelda nagu selle reaalselt meditsiiniliste protseduuride põhiselt, aga me ei ole vaadanud nagu tervikpilti ja me ei ole tegelikult eelarvestanud kogu seda koordineerimist, kogu seda tugitegevusi. Ja see on see, mis on tegelikult selle Sloveenia nii-öelda eduloo taga, et seal on nagu pandud kokku kogu pilt. Et siin sama näiteks selle, et miks inimesed ei lähe koloskoopiat tegema, tegelikult peaks olema keegi, kes neid inimesi reaalselt individuaalselt helistab läbi ja veenab neid, et nad läheksid. Ja see kõik nõuab ressurssi, aga see peaks olema nagu eelarvestatud kogu sõeluuringu nii-öelda sellesse eelarvesse sisse ja täna meil seda osa ei ole. Praegu on perearst, aga perearstid on väga erinevad. Nad on väga ajaressurssi nagu ette nähtud selle jaoks, et ta saaks seda endale lubada ka. Ja kõik need muud etapid, samamoodi kogu see kvaliteedi mõõtmine, millest me oleme rääkinud, eks, et kogu see tervikpilt, et võib-olla peaksime natuke seda mõttemalli muutma, et sõeluuringu midagi rohkemat kui ainult need meditsiinilised protseduurid. Ja ma tahaks just Kairele assisteerida ühe uuringuga USA läänerannikult. Ma just lugesin hiljuti selline ravikeskus nagu Kaiser Permanente, kelle halduspiirkond on 1,1 miljonit ehk siis enam-vähem võrreldav Eestiga. Ja nemad fokusseerisid paari aasta jooksul, isegi see ei olnud vist paar aastat, vaid 10 aastat, fokusseerisid oma tegevuse sõeluuringu hõlmatuse parandamiseks. Ja nad suutsid individuaalse lähenemisega, mille detailidesse ei olnud laskutud selles uuringus, individuaalse lähenemisega nad suutsid saavutada 80% sõeluuringu hõlmatust 1,1 miljonilises populatsioonis. Ja sellega, selle 1,1 miljoni inimese hulgas soolevähi levimus vähenes 2 korda. Ja suremus vähenes 3 korda. Et see kõik on võimalik, kui seda teha nagu fokusseeritult ja eesmärgi päraselt. Sarnast lähenemist ju tegelikult kasutasime ka või Tartu Ülikooli juhitud kopsuvähi sõeluuringu pilootprojektis, et tegelikult seal saadi ju ka, Tartumaal ongi väga kõrge sõeluuringul osalemine, aga sellise väga personaalse põhimõtteliselt patsientide tagaajamisega ja neile, et kui nad ei ilmunud, siis helistati uuesti ja küsiti äkki nädalavahetusel, võib-olla õhtuti, mis päev te ikka tulete, et oligi selline väga personaalne suhtumine ja saigi väga head hõlmatused sarnased 80% rohkem. Aga nüüd tekib tõesti see küsimus, et kas meil üle Eesti saame pakkuda, et kui meil on siin nimistuid, ma ei tea, ligi 800, ütleme Tartus oli vist 30 perearsti nimistu, ainult üks paige ka, ärme unusta, et meil ju tegelikult on ju sõeluuringu paikmeid veelgi, oli iga 30 perearsti keskuse kohta üks selline koordinaator, kes siis nagu ajas nii-öelda siis neid inimesi taga ja tuletas meelde ja veenis neid uuesti ja pani uuesti ja lohutas, kui nad ei tulnud, et pole hullu, et me tegelikult praegu sellist tervishoiuteenust ju meil ei ole nagu veel olemas, on ju. Aga kas ja millises mahus seda võiks teha, et ma arvan, et see töötaks hästi, sest ma tooks siia kõrvale veel statistikat, et kuna Tervisekassa teeb neid suuri sõeluuringu kampaaniaid ja me teeme neid professionaalselt, selles mõttes me ei mõtle neid ise välja, et sõnumid tulevad nagu mõnes mõttes meie osapooltelt ja sellelt, aga me mõõdame ka pärast iga kampaaniat, kuidas siis inimesed vastu võtsid, seal on üle 1000 inimese küsitluses ja seal on tõesti erinevates piirkondades, erinevad rahvastikud, päris hästi tehtud see. Ja mida me näeme on see,
95% ütlevad, et sõeluuringud on väga olulised ja kindlasti peab osalema. Ja kui küsime, et kas te kavatsete osaleda või olete osalenud, siis ta ütleb, et 85%, Soolevehil on natuke seal 82 ja teisel on 87. Nii et ma arvan, tegelikult inimeste valmisolek ja see teadmine, et sõeluuringud on olulised, ma peaksin osalema, on päris kõrge. Ja inimesed teavad seda, aga mis võib-olla, mina näen, et võib-olla aitaks parandada seda osalemist, on just see, et see oleks mugavam. Mida see kodutest, see on tõesti see, et diivani vaatad, tuli kutse, paned kohe lingile, tellid kodutesti endale koju, see on ülimugav. Muidugi, mis pärast raskemaks on see, et peab ikkagi proovi ära võtma ja päriselt ka ära saatma, et siis juba see osalemine nii hea ei ole, aga ikkagi see mugavus ja see, et ma ei tea, kas või et ei peaks helistama töö ajal nagu kuskile selleks, et panna lihtsalt esmasuuringu aega kinni, et oleks digiregistratuuris siis kõik või terviseportaalis siis kõikidele sõeluuringutele võimalik registreeruda või ma ise väga ootan ja loodan, et õnnestub teha peatselt see peitveretesti tellimisvõimalus või apteekis jagamine siis sinna otsa, et ma arvan, et seal on kodutest ju algusest peale olemas, ja see nõustamine ei ole nii keeruline, see proovivõtmine, et ehk see ka aitaks inimestel nagu mugavamaks teha, pluss mis tõesti näitas see apteekides jagamine, et tean, et Reeli rääkis ka, et paljud ei teadnudki, et selline sõeluuring Eestis on üldse olemas, et ta on selline unikaalne kanal, et ma arvan, see on õige suund proovida siis leida üles need rasked sihtrühmad, kes meil pole osalenud ja püüda siis neid meelitada juurde. Ja me nägime ka ettekannetest, kuidas tõesti erinevad võtted eri piirkondades ju erinevalt mõjusid, aga ikkagi Made, mis siis praegu ministeeriumi niimoodi laual on, et siin on hästi palju selliseid takistusi esile toodud ja siis mis nagu eelduste loomisega nagu peaks tegelema väga aktiivselt, ma saan aru, et mis siis reaalselt laual on, mis teeb paremaks selle olukorra? Tänavu aasta Kaire vist mainis seda alguses, et ongi see aasta, kui meil on ette nähtud vähitõrjekava vahehindamine. Ja praegu lähteülesannet teemegi ja kavatseme seda, meil on nimelt olemas vähitõrje juhtrühm ministeeriumi all tegutsemas ja siis kavatseme lähteülesannet ekspertidega arutada ja loodame, et sügisel siis läbi selle vahehindamise tuua välja uued fookused, aga üks on kindlasti andmed. Ja niisugused pikaajalisemad ja mis mulle tundub, et võiks ka tulla üks fookus, ma üksi ei saa seda siin nimetada, aga mida soovitab Euroopa Komisjon ja millega tegelikult Estken väga tegeleb, on liikumine üldse targemate sõeluuringute poole. Et sellist vanusepõhist masskriinimist pigem nagu, mitte ma ei saa öelda, et ei soovitata, aga soovitus on minna targemaks. See tähendab, et juurde võtta personaalset riski, võib-olla testimist muuta ja nii edasi, et kindlasti peab Eesti ka sinnapoole vaatama. Ja vahepeal just andmete teemal on tulnud ka Sliidos küsimus, et vähiandmete töölaud on tegemisel, aga kui palju see aitaks paikmepõhise andmebaasi vajadust katta? Päriselt ma nüüd selle projekti juht ei ole, kuigivõrd ma tean sellest, et aitab küll, et selle baasidee on see, et vähiandmed tekivad, nii nagu öeldakse, rohujuure tasandil kliinilised andmed. Ja neid saab põhiliselt kasutada siis kahel funktsionaalsusel, üks on siis kliiniline töö ja teine on teadustöö. Et see tähendab, et seal on kaetud muidugi siis ka paikmepõhiselt andmed. Ei, mina arvan ka, et see andmelaud kindlasti aitab paikmepõhistele registritele kaasa, sest vähid on kõik ühtemoodi ju struktureeritud. Kõigil on DNM klassifikatsioon. Kõigil on 3 ravimodaliteeti, kirurgia, keemia, kiiritus. Kõigil on universaalsed patoloogiakoodid, et loomulikult vähk on väga hästi klassifitseeritav ja väga universaalselt mõõdetav. Kindlasti aitab. Meil on siin lahenduste poole pealt veel juhitud tähelepanu, et ka rinnakabinetid on ju üks selline koht, mille kaudu rinnavähi sõeluuringule saab naisi kutsuda. Aga ma tahaksin ühe teema veel avada teiega, aeg läheb nüüd halastamatu kiirusega, et me oleme praegu rohkem rääkinud andmetest, ravist, aga
täna päeva jooksul on mitmeid kordi läbi käinud ka see teema, millest kuidagi vähem on juttu olnud üleüldse, ehk siis vähiga elamine, elukvaliteet. Kaire tõi välja selle, et me tegelikult ei teagi, milline see vähipatsientide elukvaliteet on. Ma küsin sinult, Kaire, kõigepealt, miks see nii oluline teema on? See on oluline sellepärast, et vähk ei ole tänapäeval enam selline nii-öelda surmaotsus, vaid inimesed elavadki vähiga nagu kroonilise haigusega, nad võivad elada pikki aastakümneid. Ka kaugel olnud vähiga võidakse elada pikki aastakümneid. Ja see on nüüd see, kes tõesti siis ütleme, ongi nii-öelda sellise pideva ravi peal, aga paljud inimesed ka nagu Keiu tõi välja ka noorte puhul, et tegelikult on ka hästi oluline see, et mis saab pärast seda, kui see aktiivne vähiravi nagu ära lõpeb. Et inimesed tegelikult vajavad mingisugust plaani, et neil oleks nagu ees, nad teavad, kui sage nad peavad käima kontrollis, eks ole. Noortel on see veel eriti oluline, seal ei ole ju ainult ütleme selline nii-öelda see vähi retsidiivide kontroll, vaid seal on ka kõik muud võimalikud ravistingitud kahjustused võivad olla, eriorganid võivad ju saada vähiravist ju kahjustatud, et see tegelikult see plaani olemasolu, et mis saab nagu edasi, et see on inimeste jaoks nagu väga tähtis, annaks sellise kindlustunde, et mul on ka mingi kontakt, kelle juurde kuhu ma saan alati minna. Ja teine asi on see, et jah, mõõtagi seda elukvaliteeti, et me teaksime üldse, et mis see seis on, siis me saame ka mõõta seda, kas see paraneb. Aga meil täna puudub selline võimekus, et me nagu süsteemselt mõõdaksime vähipatsientide elukvaliteeti, et see on nagu, me ei tea täna, mis see on. Me ei tea, kas see on hea või halb, sest me lihtsalt ei saa seda mõõta. Aga siis kasutades Indreku sellist kriitilist mõtet, et me võimegi siin rääkima jääda, et on plaanis ja on vaja, kelle töölaual siis selline asi praegu on ja kas on? Vaatan siin niimoodi laia pilguga otsa. Jaa, et kindlasti on see teema Sotsiaalministeeriumi töölaual hetkel, et nagu ma mainisin, eelmise aasta Vabariigi Valitsuse tööplaanis oli ja me täitsime selle, me lõime palliatiivraviteenuse, kuidas öelda, kontseptsiooni ja praegu oleme edasi läinud laste ja noorte palliatiivraviga. Samamoodi teenuse mudeliga juba on töörühm alustatud. Nüüd mul läks mõttejärg ära, et mis see küsimus täpselt oli, et mis on töölaudadel? No selles mõttes, kas elukvaliteedi hindamise raamistiku loomine on? Teemad, siin on tegelikult nagu kõik on võib-olla harjunud neid lühendeid kuulma, et premmid ja prommid, et nende mõõtmine, et mis on patsiendi raporteeritud siis ravikogemus ja outcome siis ravi väljund, eks ju, et see on ka päris selgelt. Aga kui te praegu küsite mu käest kuupäeva või kes seda täpselt teeb, et ma ei oska sellele täna siin vastata, aga fakt on see, et me teame sellest, me liigume sinna poole. Ja samamoodi, nagu ma ütlesin, et me oleme püüdnud igati võimestada, ma tahtsin rääkida sellest tegelikult, et onkoloogia kui selline või vähitõrje tegevuskava tegevuste realiseerimine, et teda ei saa tegelikkuses ja praktikast niisuguse nagu omaette tüki või sektorina nagu mõelda, vaid et ta on tegelikult väga horisontaalne ja ta on seotud kogu haiglavõrgu arengukava suundadega, millega ju praegu, eks ole, tegeletakse minu pärast kas või haiglate ühendamisega, erialade kokkuviimisega, haiglate funktsionaalsuse või ütleme teenusepakettide ümbermängimisega, kuhu me väga selgelt oleme seda palliatiivravi teemat praegu nii-öelda liidestanud. Et see on nii lai teema, et ma loodan, et ma mitte ei põhjenda sellega, et me nagu oleme aeglased või kuidagi liigume aeglaselt, vaid ma nagu püüan seda teile tuua edasi, et ta on tohutult ühenduses kõikide protsessidega. Indrek, sina näed igapäevaselt ilmselt reaalselt inimesi ja patsiente, et kuidas sina seda elukvaliteedi poolt näed? Mina, kui küsida, kelle töölaual see on, siis see on minu töölaual iga teisipäev, kui mul on polikliinik 9-3. Ja see on kõikide nende inimeste laual, kelle lähedastel on vähk. Et see on väga isiklik asi. Ja elukvaliteet on iga, mis puudutab ka näiteks soolevähki, millega ma tegelen, see on iga polikliinilise vastuvõtu teema. Patsientidel, kellel on soolefunktsiooni häired, kellel on kolostoom, see kõik ikkagi on nii konkreetne.
Ja loomulikult, kui sul on endal lähedasel vähk ja näiteks metastaatiline vähk, siis see on iga päev sinu laual. Aga kas me oskame sellega päriselt tegeleda? See vähidiagnoos on midagi sellist, mis ju päevapealt nii selle diagnoosi saanud inimese elu pöörab pea peale ja tema lähedaste oma samamoodi. Keegi ilmselt ei ole ennast ette valmistanud, milline tugi ta oma lähedasel on, kui selline olukord peaks tekkima, et mida me saame ühiskonnana kuidagi jällegi mingis mõttes alt ülespoole teha, et me oskaksime sellega paremini toime tulla? No ma ei tea, nüüd ma pean olema küll lihtsalt selline paljusõnaline, et me peame nende numbrite taha, mis kõik täna esitati, me peame nende taha nagu haakima empaatiale. Lihtsalt mida rohkem meil endal on empaatiat, mida selgelt me nende numbrite taga näeme nagu inimesi, seda paremad otsused tulevad. Ma arvan, et alt üles need algatused ongi need samad patsientide ühendused, kes mida tegelikult ju järjest tekib ju juurde ja kas ka ju kõiki teisi patsiente ju toetavad. Et ma arvan, see on nagu hästi oluline. Ja tegelikult see elukvaliteet ju mõjutab ka, ma arvan, elulemust. Et mida rohkem on lisaks sellele aktiivravile, tegelikult kui inimesel on see tugi olemas, ükskõik on see psühholoogiline või sotsiaalne tugi, see kindlasti toetab tema elulemust ka, et ta kindlasti elab kauem, kui tal on need vajadused ka rahuldatud. Et see on ka see põhjus, miks see elukvaliteedi pool on väga oluline. Maria, kas jällegi nii-öelda rahastaja vaade, et me teame, et meil on niigi puudu vaimse tervise valdkonna ekspert, et nemad siin ilmselt mängivad ka väga suurt rolli, et kuidas sa seda näed, kas sa selles mõttes mingi elukvaliteedi ja psühholoogilise toe andmine vähipatsientidele on nagu realistlik sellises mahus, nagu ta võiks olla või mis ajaperspektiivis? Ja see on alati see esindada oma organisatsiooni kõikide inimeste töid, et seda ma ei oska võib-olla öelda, aga võib-olla igale, mis ma arvan, on see, et igale probleemile võib-olla polegi spetsialisti vaja, et kui meil need teekonnad, selles mõttes patsiendi teekonnad, eriti see algus, mis on just see, ma saan aru, et kui jalg on ukse vahel ravi läheb käima, et siis tegelikult on selgus majas paremini patsiendil ja see nagu tunne on parem ja harjumutud ära, aga et see alguse osa, et patsiendil oleks piisavat infot või inimesel oleks infot, enne kui ta veel patsiendikski saab, on ju. Et mis teda ees ootab ja mis võimalused on, et võib-olla see on ka see, mis aitaks juurde, et meil ei ole igale nii-öelda diagnoosi ootavale inimesele kõrvale panna loomulikult vaimse tervise õde või võib-olla kogemusnõustaja, eks ju, aga mida me saame pakkuda on informatsioon ja natuke seda selgust ja läbipaistvust, et ma arvan, see ka aitab juba juurde. Ma arvan, see selline inimlikkus ja empaatia on väga ilusad mõtted, millega päev lõpetada, aga ma annan veel kord üheks lõpulauseks teile kõigile sõna, et mis oleks see mõte, mida iga tänase seminari kuulaja võiks siit kaasa võtta? Made? No mis mõtlen, et kõik need teemad on enamasti minu igapäeva töölaual ühel või teisel moel. Aga mul on tõesti nagu olnud, ma mõtlengi, et läbi selle vähitõrje tegevuskava elutsükli ja läbi selle, kui me oleme tegelikult nii-öelda nagu koondunud ühiste eesmärkide nimel, et mul on olnud väga hea kogemus kõikide partneritega, kaasa arvatud Tervise Arengu Instituudiga. Ja ma arvan küll seda, et me oleme ikkagi koos tugevad ja selles mõttes need ideed tulevad koos ja see elluviimine peab ka järgnema. Indrek? Ja, ma olen sellega ka nõus, et koostöö on kõige alus, see on selline laiapõhjaline teema, mitmed organisatsioonid, mitmed inimesed ja et me prooviks mõelda ka ikkagi kastist välja alati, et rakendada sellist pragmaatilist ja talupoja mõtlemist, et kuidas kõik lihtsamad asjad tehtud saaks ja kui tundub, et nagu keegi ei tee, siis ise teha.
Maria. Ma vaatasin just meie tänase koosviibimise teemat, et vähitõrje Eestis teadusest lahenduseni, et lahendusteni isegi, et võib-olla jah, see on hea nagu sõnum, et otsida neid lahendusi, et me tegelikult väga palju kulutamegi aega nende probleemide kirjeldamisele ja oma nii-öelda vaatevinklist nende nii-öelda murede hõikamisele ja esiletoomisele, aga võib-olla lihtsam on alati, või noh, mitte lihtsam, aga edasi viib see, kui mõelda, et mis see minu ettepanek oleks või mis oleks see lahendus. Ja see lahendus ei ole kindlasti nagu parandada kohe kõik need mured ära, et kohe kõik struktureeritud andmed kõigi kohta, aga kuskilt alustada ja ma võib-olla tahaks sellega juurde lisada, et sõeluuring on teekond, et me väga palju räägime siin hõlmatusest ja muretseme selle hõlmatuse üle, aga võib-olla ma arvan nüüd juba, kui me hakkame lähenema sellele 70%-le, meil juba hakkab nagu enam-vähem see pilt paremaks minema, võiksime oma pilgu pöörata sellel sõeluuringu teekonnal püsimisele. Et seal inimesed ikkagi teekonna nagu lõpuni käiksid, need vähesed, kes peavad edasi minema, et see võib-olla sõnum veel lõppu. Sõeluuringu teemal jätkata, et siis ma tooksin veel märksõna kvaliteet kindlasti, millele ka kindlasti peaks pöörama rohkem tähelepanu. Ja kindlasti jah, sellised innovatiivsed lahendused, mis oleks kohandatud just inimeste vajadustele, et ka seda ebavõrdsusega tegeleda. Et me ei pakuks lahendusi siis ainult nendele inimestele, kes on juba ise terviseteadlikud ja kes nii ehk naa ise enda eest hoolitsevad, vaid ka jõuaks nende inimesteni, kes võib-olla seda ise väga ei tee. Ja Tervise Arengu Instituudile kohaselt ikka kutsume üles ise ka oma tervisele mõtlema, toituma tasakaalustatult, liikuma piisavalt, vähendama alkoholi tarvitamist, tubaka tarvitamist, nagu Raineri ettekandes nägime, siis see kõik on ka väga oluline ja midagi sellist, mida igaüks saab enda tervise heaks ja ka vähiriski vähendamiseks ära teha. Aga suur tänu kõigile panelistidele, esinejatele, korraldajatele, et oli tõesti väga faktirohke päev, tihe päev. Need ettekanded saavad meie kodulehel, nagu öeldud, kättesaadavaks. Nendel samadel teemadel on päris palju lugemist ka meie värskes aastaraamatus. Ja mina tänan, ilusat päeva jätku kõigile!